tere kallis vaataja, 2019 suve video on teie ees. Enne aga, kui lähme selle video tuumani ehk selle aja peale, kus me olime koos kõik, vaatame ka ära, mida tegi Mamps Eestis siis, kui paps Soomes tööd tegi ja higistas. Head vaatamist! Siin käimine, selles majas käimine, tasakaaluhäired on ikka päris crazy'd ja siis nüüd me lähme matkama. Täitsa jala kohe. Seltsiline on siin. Natuke veel. Ootan natukene veel. Ootan natukene veel. Oi. Kübar on käes. Hulikaad. Aga no me ei lase sellest kämmist ennast nagu mõjutada väga, et asi see on. Saab teada, kuidas ma ilmu üle kavaldan, jah? Nii väike jaanipäeva anekdoot ka. See on ajalooline hetk. Naine tõtab pissile metsa. Saime põhimõtteliselt jälle skämmi. Ja ma lubasin, et kui me oleme Eestis, ma panen ta peakuradi värvipotti ja ma hakkan seinu värvima. Äkki kurat aitab tänaseks. Aeg on puhkama minna. Aeg on teha täna siis lõpp minu töökale aastale ja aeg on siirduda puhkusele. Ma just viisin oma viimase kliendi ära. Lähen viin veel oma tillitüksed ära ja loomulikult ma loobutan autovõtmed üle, sest seda autot ma nüüd järgmine kuu aega küll näha ei taha. Isegi unes mitte. Aga mis nüüd edasi hakkab saama, ma veel väga kõike kindlalt öelda ei saa, ei luba, ei oska, aga ma tean, et hakkab saama. Stay lihtsalt tuned. No nii, täna on siis 15. hommik. Paneme viimased asjad kokku ja järgmine mats astume juba bussi ja tuld siit lollide maalt. Puhkama Eesti.
siit, mis meid väga ei kõiguta. Mis meie plaanid on järgmised, on see, et täna maandume Eestis teeme väikse tiiru emaga, lähme ostame talle mingi arvuti ja õhtul maandun isa juures, ehk siis, et me saaksime homme Haagis suvila valmis panna enda suvepuhkuseks. Kuidas me täpsemalt puhkame, ma praegu veel ei oska. Poisil jäid vuntsid ajamata, ta on üks mõnusad kuradi mustad piimapurrud. Ja ma lubasin, et kui me lähme Eestis, ma panen ta pea kuradi värvipotti ja ma hakkan seibu värvima ta kuradi pinslitega. Lillede udune moodi, igal ühel on südamelaul, igal ühel on see ise moodi. Kutsun hiliseid laulema koju ja nad tulevad Männikumäelt. Kõige viimane udus veel ujub. Nüüd lähme Viimsisse, võtame selle töömaa nüüd ette, suvila ja mida kõike seal teha vaja, et siis suund saada Jõgevale. Täna käisime nüüd ära siis seal emaga seda arvutit ostmas ja nagu neetunud põhimõtteliselt me ei saanud seda, mida me tahtsime ja üle tagumikku me midagi võtma ka ei hakanud. Et tõenäoliselt me tuleme Tallinnasse veel puhkuseaeg, nii et siis uus üritus, sest täna on laupäev ja laupäeviti kõik kohad päris lahti ei ole ja kui ilma plaanita arvutit minna ostma, siis sellest head nahka ei tule. Üle vainude valendav aur, mul on närvunud karugel süles. Põhimõtteliselt lugu on järgmine. Me tulime vanaisa juurde, jah? Et panna sõidu valmis see elukas seal, panna sõidu valmis see elukas ja siis aia taga on buss ka, et nagu, nendest saab ju magada ja nendega saab trippida. Aga, eks ole, mul on isa praegu Paides ja ühest uksest me läbi ei pääse, nii et põhimõtteliselt we are so fucked. Ja meie remondipäev lükkub homsele. Lihtsalt niisama. Kõik on väga ilus ja tore. Me pääseme sisse. Robi käib kohe poes ära ja naudime natuke õhtut niisama ja ma ei tea. Pole midagi teha. Kui keegi mõtleb, mismoodi saab süüa nii, et kahvlit ei ole või midagi, siis Robert demonstreerib meie söömisviisi. Võidukas lõpp, kõik tuled põlevad. Lähipäevil saab sõitma hakata. Veel tuleb pesta ja möllata, aga all in all, everything is cool. No tere! Käes on siis puhkuse teine päev ja sõit algas. Põhimõtteliselt siis me lähme nüüd Jõgevale. Nagu te näete, siin selja taga suvila põkseb järgi. Eile me saime ilusti
pidurid kontrollitud, rattalaagrid kontrollitud ja tuled saime tööle, mis peamine. Üks põhilisemaid probleeme suvilal oli see, et tal tuled ei toiminud ja nüüd see enam meile probleeme ei ole. Nii et alaku puhkus, eks ole. Ma arvan, et täna või homme me kolime siia sisse elama nagu ja teeme nagu selle pesu ja puhastuse, et nagu seest ja väljast peseme ta ära. Ja mis seal ikka? Jätkame seiklusi. Esimesed kümnendikud kilomeetrid sõidetud siis selle matkakäruga peale siis seda suurt remonti, mille me tegime peale seda probleemi, kui me avastasime, et see on veekahjustusega. Peab mainima, et kõik on väga stabiilne. Käru on nagu 5 kopikat taga, kõik töötab, viliseb, kõik on timm. Praegu pole muud öelda, kui ainult tuld edasi täie rauaga nagu ilusa suve poole. Aimless, shouting, bringing up all of our mistakes. What we have done. We're supposed to be young, dumb and free. Thought that we never be mean. Hoping that you see what we could be before we throw it all away. And pride's forsaken both of us. Always thought that we would get it right. We've been fighting 9 to 5. Always thought that you'd be by my side. Noh, we are so united, on ja? Issi ja poja on jälle koos. On hea meel? On ja? On ja? Vahetasime autot ka vahepeal. Vot nii. Vot nii. Hea meel ka, et mees tagasi on. Muidugi on Normaalne. mees tagasi, mees tuleb järgi. Ashes to ashes, where do we go? Yeah, where do we go? And pride's forsaken both of us. Always thought that we would get it right. We've been fighting. Läheb juba. Tegin valmis. Läheb juba. Kõik on valmis. Ei ole ju. Türa said luugi lahti pederast. Sisepesu. Mine nüüd sisse. Vaata ainult. Ja, kõik on kuiv. On või? Ja. Pane see luuk kokku nüüd. Kokku pane. Pole midagi. Pane luuk kinni! Mine sinna ja ütle, et sa pesid ära. Ja, vastu ära. Nonii. Nonii. Jah. Tere tulemast Robert Pesulasse.
No tere. Ühesõnaga, eile tegime väheki jooki, kõik läks käest ära, raske olla, aga jääme ellu. Ma näitan teile väheki, kus ma siin pesitsin ka. Ja nüüd magama, jah? Ja nüüd ma jään nagu jään. Ai. Väike minitripp. Auto on retsilt palav. Auto on nagu retsilt palav, aga me lähme vaatame Uusküla puhkekeskuse üle ja siis lähme käime ka Peipsis nüüd ujumas ära, et siuke väike minitripp tänasele päevale. Oolenool ma olen põdenud rasket pohmelli terve päev, aga ma arvan, et nüüd on aeg liikuda. Põhimõtteliselt tulime siis seda kuradi puhkeküla vaatama või seda Uusküla seda puhkekeskust. See suur vägev rajatis, kus me oleme paar korda käinud ja streamis keegi kuskil tegi otsa lahti, et see oli põlenud või midagi ja et tuleme vaatame üle. Ja ees on siis see pilt. Et noh, ütleme niimoodi. Et tipa me jäime hiljaks natukene. Põhimõtteliselt, ütleme siis nii, et siin oli see puhkekeskus või see puhkeküla. Mitte midagi pole järgi enam. Seal taga oli ka, see on ka maha tõmmatud. Oi, plää küll, saime skämmi. Me saime skämmi, good people. Aga noh, me ei lase sellest skämmist ennast nagu mõjutada väga, et me läheme nüüd kuskil ujuma Peipsi vette. Ja mis seal ikka? Lähme randa, lähme ujuma, on ju Raino? Yes. Peipsi järves on ikka kindlasti väga hea ujuda. Jah. Kilomeetrite kaupa kõrkeid ja sellist ligast ranna äärt ja... Aga kui leiaks ikka selle õige ranna, siis oleks vägev. Siiamaani on väike skämm olnud. Üks ujumisranda oli, aga seal oli nii palju autosi ja värke, siis me tahtsime vähe privaatsemat oma asja vaata nagu. Me tahtsime nagu privakat saada vaata. Ja nagu... Aga privakat saab ka ainult eramahult ju. Siis me saame kuulitud pettusse vist. Ei, me peame ära ostma mingi majasid vaata, siis on timm. Natukene see väljasõit on nagu pettumus, et see Uusküla kõik on nagu maatasa tõmmatud ja nagu ei ole fun. Aga küll me mingi lombi leiame, vaatame kaugele me seda otsima peame minema, küll me leiame. Leiame. Poisid käisid ujumas ära, mina vette ei läinud. Seal oli külm vesi. Poisid läksid korra sisse, tulid kohe välja.
nii et noh, ma ei tea. Seda siis. Tõmbame tänasel päeval joone alla, nüüd läheme koju, sööme, magame, vaatame, mis homme teeme. Võt. No Rains, räägi mulle, mis me täna teinud oleme? Meie? Tegime seda. Mille? Koos selle... Suvilaga oleme toimetanud. Jah, puhkus välja. Sitaks mul õlad nii põlend, valus on. Ja ma näitan teile, siis me siin teinud oleme. Kõik on segamini, aga me jääme ellu. Põhimõtteliselt näitame mingi tunnikut paska ja rehve ja mis tuli bussist enne välja. Aga nüüd, kui suundume siit eemale, siis buss näeb meil siuke välja. Väikese katusealusega. Täna vist siis need magamiskohad ära. Ta on praegu sees täiesti et slipavatt Mosna seal ja muidugi siis meie kiiakene Haagis Suvilaga siin kõrval. Nii et siukest elu me elame järgmine nüüd kuu aega ja noh, mis teha, peab meeldima. Ma olen kogu aeg silte näinud, aga hui tean, mis seal toimub. Mis asi see on? See oli siis minu plaan. Oma lihane poeg. Miks? Päris algusest võtta, siis ma nagu algusest, kui ma Soomes veel olin, ma ütlesin naisele, et mul ei ole üldse mõtet sinna Eesti tulla. Aga noh, siis veeneb jutt ja kõik ja veeneb idee ja ma ikkagi tulin. Ja praeguse seisuga nagu kõik läheb vett vedama, siin mingisugused mõttetud draamad, mingisugune korter on elamiskõlbmatu veel, vetsupott ei ole paigas, on ju, nagu üks jama teise järgi, on ju. Kui sa tahad juba järgmine suvi puhata selles valges kämparis, siis tead, mis tegema pead. Väike donation ja donatijate vahel ma jagan selle välja.